Tere tulemast Mektorisse, tere tulemast Bright Minds konkursile. Mektori on selline lahe koht, kus ühendatakse tehnoloogia huvi ja ettevõtlus. See on niisugune lahe koht, kus peaksid kõik need inimesed vähemalt korra nädalas, äärmisel juhul korra kuus käima, kes tahavad tegeleda mingi laheda, nutika ja vinge asjaga. Tuleviku ettevõtted ja ideed sünnivad siin, täna, teiega. Räägi meil natukene oma töötoast, et mis ideid siis täna noored genereerisid? Tänane töötuba oli selles mõttes väga lahe, et meil oli üle 80 noore seal ja nendest väga paljudel olid väga lahedad ideed. Enamasti olid kõik ideed seotud nende enda eluga, nende enda vanusegrupi probleemide lahendamiseks. Miks nad peaksid seda kindlasti tegema? Tegelikult need mentorid, kes tulevad kohale, on väga motiveerivad ja aitavad samm-sammu haaval ideest teha päris asi. Bright Mindsilt sa saad kindlasti väga palju kontakte ja uusi sõpru-tuttavaid ja need on nii elus kui ka äritegemises äärmiselt olulised ja vajalikud. See tegevus läbi aasta, need 4-5 kuud, on õpilastele selline teistmoodi tegevus ja ma arvan, et nad õpivad siin rohkem kui ühe kursuse jooksul koolis. Bright Mindsi konkurss andis mulle selle, et mingis mõttes mitte selle teadmise nüüd, et noored on meil äärmiselt andekad ja nii lennuka fantaasiaga, vaid see pigem kinnitas seda. Noortel on tegelikult nii palju asju öelda meile vanematele, kes on juba selle lapsemeelsuse, lapseliku lähenemise, mingisugused lihtsad lähenemised tõesti ära unustanud. Et seda on nii tore näha, et tegelikult vanus ei loe mitte midagi. Minul andis Bright Minds konkurss usu, et Eestit ootab ees teatav tulevik. Et aeg-ajalt ikka niisugustel tumedatel hetkedel, kui ilm on väga kaua väga kehv olnud ja järjest hullemaks läheb, et aeg-ajalt ikka tekivad niisugused mustad mõtted, et kas äkki tõesti. Ja nüüd sellel konkursil osalenuna ja sellega ka ühenduses olnuna umbes 5 kuu jooksul on minus ikkagi tekkinud veendumus, et see ei ole pooltki nii hull, kui võib-olla aeg-ajalt tundub. Et siin on olemas ideed, siin on olemas säravad inimesed, kes nende ideede peale tulevad, inimesed, kes neid ideid hakkavad ellu viima. Nii et see on see niisugune võib-olla isiklik kasu või isiklik niisugune südamerahu, millega ma sellelt konkursilt lahkun.